Järgmisena võtab sõna Tallinna rahvuslaste klubi esindaja Jaan Hatto. Tere kõigile vabratele meeleavaldajatele. Ma kõnelesin siin 88. aastal Irve pargis ja kõnelesin siin 89. aastal Irve pargis. Olen ERSP asutaja, üks asutajatest 88. aastal Pilistveres, Pilistvere kirikus. Nii et asjakohane inimene siin rääkima. Kui te vaatate meie meediat, kas te olete kunagi näinud, et nad näitavad kaadreid 87., 88., 89. Irve pargist? Kas nad näitavad neid inimesi, kes kõnelesid siin? Kas nad näitavad neid kõnesid, mis peeti? Ei, te ei näe neid. Te ei ole neid näinud, on ju nii? Te näete selle asemel teisi inimesi, kes tol ajal isegi siin ei olnud, isegi mitte siin lähedal. Üks nendest on meie praegune niinimetatud president triliteraat. Te võite küsida minu käest, mis triliteraat on. Ma ei hakka teile seletama. Kuigi Wikipeediasse sisse lööte, seal ei ole seda, aga lööge ingliskeelsesse wikipeediasse.com. Seal on midagi, mis annab nagu lõnga otsa mõistmiseks. Nii et tegelikkus asendatakse millegagi, mida ei ole olnud, pseudoga, mida näiteks prantsuse filosoof Saint-Baudrillard, kelle üks raamat tõlgiti ka nüüd eesti keeltele, Ameerik, nimetas simulakraks. Tegelikkus simulakraga inimesed, kes siin ei ole olnud, tegelikult meedias näevad välja, nagu nad oleks siin, nii et nooremad inimesed arvavad, et 87. aastal siin olid Tunnekelam ja Ilves ja nemad. Milleks see? See on ju inimeste, see on ju petmine, ütleme ausalt, eks. Oleme ausad, nagu siin juba varem mainiti, siis meie meedia tegeleb enamusest inimeste vaimu sandistamise ja teadvuse nüristamisega peale ilmateate ja muude selliste mõningate asjade. See ei ole minu väljamõeldis, et sellega tegeletakse. See on ammu tuntud taktika juba, palju enne mind ja pärast mind. Selle nimi on, inglise keeles on seal isegi spetsiaalne nimi, see on subversion, see on subversioon. See on alistamine, teadvuse nüristamise ja vaimu laostamise läbi. Sellega tegeleb meie meedia, mis on võõramaises omandis praegu, võõramaises kontrolli all. Milleks ta seda teeb? Ma võin ka öelda, milleks ta seda teeb. Ta teeb seda selleks, et inimesed, kes Eestis elavad, nad ei saakski aru ja nad ei saagi praegult aru, millises olukorras nad tegelikult on. Et see olukord on sisuliselt katastroof ja see olukord võib hetkel ainult halvemaks minna neile kõigile. Siin toodi väga hea näide, millise vaimuga inimesed on terve rahva ette pääsenud rääkima. Milleks seda tehakse? Seda tehakse sellepärast, et eestlasi ja Eestit saaksid valitseda võõrvõimude käsilased, käsualused, kõik mitmemasti agendid. Ma olen seda varem öelnud, mõned muigavad, aga ma arvan, et varsti kaovad ka need viimased muigajad ära. Vahelepõige Eesti poliitilisele maastikule, kui võtta, siis Eestis on sisuliselt ainult 2 parteid praegu. Ma pean silmas suuri parteisid, kes seal Riigikogus istuvad. Üks partei on Vene partei ja teine partei on Lääne. Ütleme, netis öeldakse nähtamatu impeeriumi partei. Viimasel on mitu arukontorid üldiselt. Ühed püüavad lihtsameelsid isamaalisuse nii-öelda loosungiga. Teised püüavad leida neid, kelle südames on väga dollareks. Kolmandatel on sotsiaaldemokraatia sajandi vanune pettuse skeem. Niimoodi.
Ja kui me vaatame mitte ainult Eestit, me vaatame kõiki neid ääreriike siin Ida-Euroopas, siis umbes samasugune jagunemine on Gruusias, on Ukrainas, on Eestis, on mujal. Ja kui me vaatame Eesti rahvuslasi, kes peaksid siis nagu seisma kahe jalaga maa peal ja olema siis tõesti rahvusliku huvide sees, siis me näeme seda sama jagunemist kahjuks. Siis meil on mees, kes kirjutab artikli vaprast Iisraelist, kes seal siis väike riik teeb Palestiinas mida vaja, eks igaüks võib sellest arvates. Mõisti inimene saab aru, meil on teine rahvuslane, kes kiidab siis, mitte ei kiida, aga õigustab Vene invasiooni Gruusias. See on üldiselt, ma ütlen selleks, et on toonitada, et on tõesti väga oluline, et ERSP asutajad, endised ERSP liikmed tuleksid kokku ja asutaksid seda, mida nad tahavad asutada. Tõesti, sest meil on mingit tugipunkti vaja, mille ümber seista hoida. Ja muidugi siin on ka kutsutud kõiki teisi ühinema sellega, mis on täiesti õige mõte. Siis need samad, keda ma mainisin, need võõramaalaste käsilased, neil on viimasel ajal kahjuks tekkinud uus idee, nii et Eestis tuleb teha üks Euroopa Liidu sõbralikumaid riike. Teate, kuidas kõige paremini see tegemine käis? Kõige populaarsemaks sai Euroopa Liit Eestis siis, kui kellegi mahitusel peksid venelased Tallinna linna südame segamini. Ja selle eest premeeriti neid 300 000 krooniga. Ninamehi per lurjus, ütleb niimoodi. Niimoodi premeeritakse siinse riigis ilmselt kellegi arvates õigete tegude eest. Nii et teil on viimane aeg küsida, mis maal me õieti elame. Me oleme rahvuslaste klubiga igal aastal 14. septembril, kui see referendumi aastapäev on, avaldanud meelt Vabaduse platsil kell 3, ilmselt see aasta jälle, nii et tulge meiega, kes te siin olete, avaldage meelt, et Eestist ei saaks kõige Euroopa sõbralikum liik, nagu Eesti ja nõukaajal oli sotsialistlike veidruste polügoon, nüüd tahetakse euroveidruste polügooni Eestis teha. Meil on euroriik või e-riik, vabandust, ja e-valimised ja mis sisuliselt tähendab pettust. Seiskem iseenda eest, muidu peame hakkama sellist häbi veel kannatama, et hakatakse eestlasi esimesena Euroopas kiibistama, mis on kuskil kavas, kuna neid õnnestub nii hästi meedia ja muul viisil töödelda. Nii et ühinege RSP-ga ja tulge seiske meiega koos iseseisvuse ja vabaduse eest. Aitäh!